Nii palju kui räägitakse pildi kvaliteedist, on vaja ka mõõdetavaid näitajaid, millega seda pildi kvaliteeti mõõta. Üks asi, mida pildi kvaliteedi juures väga mõõta ei saa, on bokeh ehk tausta udusus. Aga nii palju kui seda ka mõõta ei saa, saab sellega hoopiski lõbutseda. Minu nimi on Anton Lember, tervitan teid Poidveest ja täna räägime me taustafiltritest ehk bokehi filtritest. Selleks, et uduse taustaga nalja saaks, on kõigepealt vaja udust tausta. Ja selleks, et oleks udune taust, on vaja hea valgusjõuga objektiive. Selle kaamera ees on mul Canoni 50 mm 1,8 objektiivist teine ehk uuendatud versioon. Ja neid saab 1000 euro eest 8 tükki, kui hästi tahta. Ehk odavalt väga lahtise avaga objektiiv, mis teeb uduseid tausta. Ja uduste taustade kvaliteedi hindamine käib selle järgi, kui pehmed ja jumarad on taustal olevad terava valgusega objektid. Aga bokehi filtrite mõte seisnebki selles, et ta ei peaks olema jumarguna. Need bokehi filtrid olen mina teinud mustast kartongist, mis maksis 80 senti. Sealt saaks neid veel teha vähemalt 8 tükki. Ja trikk ei kujuta endast mitte midagi keerulist, kui seda, et pildistamise ajal tuleb seda hoida objektiivi ees. Ja ongi kogu muusika. Bokehi filtrid toimivad väga lihtsal põhimõttel. Kõik, mis on väga tugevalt fookusest väljas, kui seal on mingi väikene valgusallikas, tugev valgusallikas, siis tema ei joonistu mitte sellise ümara kerana, vaid täpselt sellise kujuga, nagu sina oled selle paberi sisse lõiganud. Aga ega ainult udust tausta pole väga mõtet pildistada. Oleks hea, kui ka oleks midagi teravat pildi peal. Ja meil on selleks teraseks inimeseks Helen. Ja kui tema on siin samas, umbes selle koha peal, mina olen umbes selle koha peal ja taust on seal taga, koos kõikide nende väikeste tulukestega, siis tuleb pilt umbes selline. Keera natukene külge. Ja, väga hea. Tulen veel natuke lähemale. Teen ka välgu lahti. Bokehi filtri saab panna kummiga objektiivi külge kinni ka, et endale vist rohkem liikumisvabadust anda. Selle filtril ma olen teibiga keskele pannud sellise väikese tüki ja muidu jätnud ümmargushaava, et imiteerida sellist tausta, nagu teevad peegelobjektiivid, mida aeg-ajalt kuskil liikumas näha võib. Siis teevad sellise sõõrikukujulise tausta. Kolmandaks olen valmis teinud ühe kuukujulise bokehi filtri ja alati ei ole mõistlik seda kinnitada ka siia kummiga objektiivi ette, kuna see võib segada autofookuse tööd ja kui ta on siia peale pandud, siis on ka käsitsi teravustamine keeruline. Sellises olukorras ei ole muud, kui kõigepealt pilt ära fokusseerida ja siis filter ette. Bokehi filtriga pildistamisel on mõned põhitõed, mida peab järgima, et see pilt hästi välja tuleks. Esimene, nagu öeldud, peab olema hea valgusjõuga suure avaga objektiiv. Kõige levinud nendest ongi need 50 mm 1,8 avaga fix objektiivid. Teine põhitõde, et saada endale udust tausta, on see, et objekt peab olema võimalikult lähedal, nii lähedal kui vähegi saab, ja taust võimalikult kaugel. See taust peaks olema üldjoontes pime, ja siis seal peaksid olema üksikud valgusallikad, mis muidu teeksid siis sellise väikese valguse kera või laigu, milles asemel siis tuleb see kujund. Filtrid ise võivad olla ükskõik millisest valgust mitte läbilaskvast, soovitatavalt mustast materjalist
ta peab katma ära kogu objektiivi esiosa, need tiivakesed siia ümber, selle lillekuju ma tegin selle jaoks, et oleks võimalik seda keerata ümber objektiivi ja siis kummiga ümber ringi tõmmata. aga võib ka näiteks teibiga kinni tõmmata ja teha sellise kopsiku, mida saab ette panna ja eest ära võtta. kujundid, mida siia sisse lõigata, peaksid olema võimalikult lihtsad, kuna keerulised kujundid lihtsalt ei pruugi seal selgesti arusaadavad olla. ja nad peaksid olema nii suured kui võimalik, aga mitte suuremad kui objektiivi esilääs. sellepärast, et muidu võib see kujutis ise pildile joonistuma hakata. Siin olen ma veel lisaks teibiga kinnitanud siia keskele väikese rõnga. Selle pildi peal küll see teip jääb natukene näha, aga kui võtta näiteks mingi laiem teip, mis kataks kogu selle ava ära, siis ei oleks seda probleemi. Ühesõnaga, ainukene asi, mis nende kujundite väljamõtmelisel piiriks on oma enese loovus. Kaamera seadete suhtes on ainult üks põhiline reegel, ehk objektiivi ava tuleb hoida nii lahti kui võimalik. Kõik muud seaded olenevad täiesti hetkevajadustest ja iseenese loovusest. Mina kasutasin suhteliselt kõrget ISO, et saaks kiirema särja tausta valgustamiseks, mis on hämaras, ja kasutasin välku, et valgustada esiplaneelil olevat modelli. Muidugi selle koha pealt võib ka olla igati loovam. Mina lihtsalt läksin lihtsuse rada. Aga mitte mingit muud trikki selle bokeh filtriga pildistamise juures ei olegi. Lihtsalt tuleb osta natukene musta paberit, natukene lõigata ja lõbutseda. Point TV poolt soovin teile head elu ja lõbusat pildistamist.